Seda videot on nüüdseks vaadatud 10 miljoneid kordi. See on Tommy Robinson, kes postitab selle salvestise, sest on aastaid öelnud, et see juhtub, kuid keegi ei kuulanud teda tõsiselt. Ja nüüd on tõestatud, et tal oli õigus. Ma ilmselt hakkan seda salvestist vaadates oksendama, nii et ma vist pigem panen silmad kinni. Aga kui te tahate näha tõendeid selle kohta, kuidas politsei jõhkrus tegelikult välja näeb ja kuidas diskrimineerimine päriselt tundub, siis mu sõbrad, siin see on. Ta on üle nende aedade ja muu sellise hüpanud. Ja ta on siin üleval, ilmselgelt on ta alla kukkunud, ta libises sealt. Seal on teised kingad alles, sõber. Mis su nimi on, sõber? Kas keegi peale tema on viga saanud? Jah, mina. Ta haaras mu vennast, võttis mu turbaniga maha, nii et ma hakkasin pead kinni hoidma. Kas sa oled vigastada saanud? Jah, mul on paistes silm, väike sinikas. Olgu, astu natuke tagasi minu jaoks. Keegi peatas need kinni. Esimene asi, mida sa märkad, on see, et ma vaevu kuulsin Henry vastusteks. Sa vaevu kuulsid tema vastust. Nüüd, see võib olla draama. See võib olla keegi, kes näitleb, aga see võib olla ka keegi, kes ei suuda korralikult vastata, sest teda on nii palju kordi pussitatud. Hästi, kas ma aitan sul sealt välja saada, eks? Ma toon selle. Haarake ta ülevarrest, haarake ta. Teisest käsivarrest. Mis sinuga juhtus, eks? Lihtsalt tupsuta. Sind on pussitatud kus kohas. See on asi, mis sul on, sõber. Ma ei usu, et sul on, sõber. Vaata tema kätt, sest see pilt on läinud väga kiiresti levima. Kas sa näed, kui hall see käsi välja näeb? Kui palju verd? Vaata värvi erinevust. Kas sa näed värvi erinevust? Ta käsi näeb välja nagu kellegi käsi, kes võiks olla zombi. Ja see on see pilt, millest kõik räägivad, sest kui sa vaataksid korraks seda kätt, siis näeksid, et see mees tegelikult kaotab verd. Käsi. Ei, ma ei saa hingata. Pane käsi raudu, sõber. Jah. This is like new crashes that happen. You've been walking, you can't nothing happens. Sändit on pussitatud, nii et kus teda pussitati? Ei, aga me peame kontrollima. See on neist kena. See video on kestnud 1 minut ja 33 sekundit. Ning nad otsustasid lõpuks kontrollida, kas see mees, kes lämab põrandal ja ei tee midagi, sest ta tegelikult ei saa liikuda, on tõesti noaga löödud. Lihtsalt palu neil taanduda, võta nende andmed üles ja ma hoian silma peal. Väga hea. Kas jätame su külili, sõber? Pean siis reefi läbi lugema. Okei, ma ei suuda rohkem vaadata. See mees ütleb siin mitu korda. Ma ei saa hingata, ma ei saa hingata, ma ei saa hingata, ma ei saa hingata. Ja nad lihtsalt eiravad seda. Nad tõesti lihtsalt eiravad seda. Okei? Vaatame nüüd üle, mis siin veel toimub, sest see lugu on lihtsalt täiesti hullumeelne. Ja pole üllatav, et see on pannud nii Ühendkuningriigi kui ka kogu maailma inimesed täiesti endast välja minema. Sest see on tõeline märk kõigest, mis valesti on. Ja nagu me oleme selles saates korduvalt öelnud, sest me oleme siin The Pushbackis ja püüame vastu hakata, nii et kindlasti vajuta telli ja kirjuta selle video alla. Ma ei suuda praegu isegi saadet reklaamida. Mul on lihtsalt halb olla. See mees on nagu sümbol sellest, mis Euroopas toimub. Valge mees, keda täielikult eiratakse, sest kardetakse, et teda peetakse rassistiks. Kardetakse mitte teha õiget asja. Kardetakse olla diskrimineeriv. Ja ometi diskrimineeritakse valgeid inimesi pidevalt ja otseselt, väites, et ei taheta kõlada rassistlikult või usuvastaselt ja nii edasi ja nii edasi. See on vastik. Isegi pärast seda, kui politsei leidis, et Henry oli korduvalt noaga löödud, ei pannud nad ikka veel tikkpood käeraudadesse. Teda ei pandud käeraudadesse, kui teda politsei autosse viidi. Teda koheldi hästi. Nad viisid ta valima, millist toitu ta tahab, ilma käeraudadeta. Kas keegi teist on kunagi arreteeritud? Teid pannakse alati käeraudadesse. No, valged poisid pannakse igatahes. Miks neid üldse ei pandud käeraudadesse? Miks oli surev valge poiss käeraudades käed selja taga? Käed selja taga. Ta ei osutanud mingit vastupanu. Üldse mitte. Ta lihtsalt lamas seal ja üritas ellu jääda. Miks ta oli käeraudades?
ma mõtlen, et see on küsimus, mida sõna otseses mõttes kõik küsivad, eks, nii et Benny Johnson postitas, et see on praegu internetis kõige olulisem pilt. Henry Novak on käeraudades kahvatu verekaotuse tõttu. Ma mõtlen lihtsalt vaadake. See näeb välja nagu surnud inimese käsi, eks. Henry on suremas. Briti võimude teemonlik käsi hoiab teda kinni, samal ajal kui nad hellitavad tema migrantist mõrvarit. Henry veritseb välja, samal ajal kui Ühendkuningriigi politseinikud ja migrant teda solvavad. Okei? Nüüd kõik on selle loo pärast paanikas. Jällegi, hea uudis on see, et tänu X-ile saavad inimesed sellest tegelikult teada, sest päevi ei olnud seda lugu võimalik kusagilt leida. Sa ei leidnud seda uudistest ega meediast. Ja nüüd räägivad kõik sellest, sest inimesed X-is ei lõpetanud selle teema tõstatamist. Mõtle sellele. Suurim hirm, mis politseinikul tänaval oma tööd tehes praegu on hirm selle ees, et teda süüdistatakse rassilise kallutatusega käitumises. See hirm on nüüd suurem kui hirm tegeleda maas lebava sureva inimesega. Henry perekond on sellele reageerinud erakordselt väärikal viisil. Vaatame, kuidas Henry perekond sellele reageeris ja siis saame minna detailsemalt kõigesse, mis tegelikult juhtus. Kus on Henry perekond? Jumal küll, see, mis toimub, on lihtsalt uskumatult šokeeriv. See on tõesti uskumatult vastik kõik, mida me selles loos näinud oleme. Tõesti vastik. Ma tahan selgelt öelda, see teeb mind kurvaks. Ja ma tean, et internet on vihane ja raevus, aga mind teeb see lugu lihtsalt tõeliselt haigeks, sest kõik selles on nii vale. See, et üks pere kaotas poja täiesti ilma põhjuseta. Politseinike elud, mis on nüüd täielikult hävitatud nagu peabki, sest see on lihtsalt nii vastutustundetu käitumine. Aga ühiskond, mis on lagunenud nii kaugele, et see on muutunud tavaliseks, ei pane mind vihastama. See lihtsalt teeb mind haigeks. Kogu see lugu häirib mind nii tohutult, et ma ei tea, kas inimesed üldse sellele keskenduvad. Kõik kasutavad seda kui rassismi näidet ja jah, see on oluline. Aga see on lihtsalt nii kahetsusväärne, et politseinikud kardavad rohkem rassistiks nimetatud saada, kui seda, et keegi võib elu kaotada. Sinna me oleme jõudnud. Nii halb ongi meie ühiskond. Nüüd kuulame, mida Henry isa selle kõige kohta ütleb. Ausalt öeldes on see lihtsalt vastik. Ja siis jõuame selleni, et Sikkimehe otsus on nüüd teada. Minu vasakul käel on minu tütar Olivia Novak, Henry vanem õde. Ja tema vasakul käel on Lucy Ross, Henry Novaki ema. Žürii kinnitas seda, mida me oleme alati teadnud. Henry elu võeti temalt ebaseaduslikult, vägivaldselt ja ilma igasuguse õigustuseta. Henry oli 18-aastane. Ta oli lahke, ambitsioonikas, armastatud ja paljutõotav. Tal oli kogu elu ees. Õpingud lõpetada, kohti avastada ja tulevikku ehitada. See tulevik võeti temalt ära ja ükski kohtuotsus ega karistus ei too seda kunagi tagasi. Henry ei teinud midagi valesti. Ta oli üks lahkemaid, sõbralikumaid ja kaasavamaid inimesi, keda võis üldse kohata. Ta oli igas mõttes imeline. Eelmisel aastal, 3. detsembril, kõndis Henry pärast õhtust väljasolekut koos oma ülikooli jalgpallimeeskonna kaaslastega koju, kui ta kohtas Vikram Digwat, meest, kes kandis Suurbritannia tänavatel avalikult suurt nuga. Seda nuga kasutati Henry eluvõtmiseks. Ta oleks pidanud olema koduteelt turvaline. Selle asemel sai temast veel üks noor elu, mis kaotati selle riigi noakuritegevuse jõhkra reaalsuse tõttu. Henryt oli korduvalt pussitatud. Ja kui tema rind täitus verega, üritas ta põgeneda. Teda jälitasid, väärkohtlesid ja filmisid Vikram Digwa ja teised. Kui politsei saabus, lamas Henry põrandal, vaevu suutis istuda ja oli selgelt raskes seisundis. Oma viimaste sõnadega ütles ta politseinikele, et ta ei saa hingata. Ta ütles neile, et teda on pussitatud. Tegelikult ütles Henry politseinikele 9 korda, et ta ei saa hingata. Ta ütles neile 4 korda, et teda on pussitatud. 9 korda, et ta ei saa hingata. Ja mitte lihtsalt ma ei saa hingata, 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 ma ei saa hingata. See on südantlahestav. Ühe politseiniku vastus oli, ma ei usu, et sul on sõber. Politsei on öelnud, et mõrvar eksitas neid ja et sündmuskoht oli nende saabudes keeruline. Kas ma võin lihtsalt öelda, et loomulikult eksitas teid mõrvar? See ongi mõrvari töö. Et teid eksitada ja panna teid arvama, et see pole tema. Just see ongi politsei töö.
osata tuvastada, mis sündmuskohal toimub. kahjuks tundub meile, et tõde on palju lihtsam. politseile ütlesid nii meie poeg ise kui ka üks avalikkuse liige, kes helistas numbrile 112, et nad kuulsid kedagi hüüdmas, et teda on pussitatud. Aga politsei ei uskunud neid. Henri tiriti mööda kruusa, tema käed suruti selja taha ja talle pandi käerauad. Selle asemel, et teda koheldaks sureva ohvrina, arreteeris politsei Henri ametlikult kallaletungi eest ja luges talle tema õigused ette. See oli viimane asi, mida ta kuulis. Henri ei surnud väärikalt. Talle loeti tema õigused ette. Tema õigused Ühendkuningriigi kodanikuna. Tema õigused. Et seaduse järgi lubati tal verest tühjaks joosta käeraudades, samal ajal kui tema mõrvarile käeraudu ei pandud. Ta ei surnud hoolitsusega, mida ta vääris. Ta kaotas teaduse enne, kui keegi teda uskus. Lubage mul olla täiesti selge. Meie peame Vikram Digwat täielikult ja 100% vastutavaks meie poja jõhkra mõrva eest. Aga Henry ei oleks tohtinud surra Southamptoni tänavatel politsei valve all. Viis, kuidas temaga käituti, oli ebainimlik ja alandav. Tema mõrvarile aga osutati väärikust. Teda usuti. Teda ei pandud vaistamisel käeraudadesse. Teda ei pandud käeraudadesse, kui teda politseijaoskonda viidi. Nii palju, kui me teame, ei pandud talle üldse kunagi käeraudu. Ja nagu Vikram Digwa ise kohtus ütles, kui ta oli Henry mõrva eest vahistatud, viis politsei ta isegi kööki, et ta saaks oma toitu valida. Sellepärast nimetatakse seda Ühendkuningriigi George Floydi hetkeks. Sest just see ongi. See on see, mida inimesed pidid mõistma, et ärgata, sest inimesed on juba mõnda aega ärganud. Aga nüüd, kui sa näed seda nii selgelt, süsteemi jultumust, lubada noorel mehel lihtsalt surra, samal ajal kui tema mõrvarile antakse köögis süüa ainult rassismi tõttu. See on hullumeelne. Muide, see kutt postitas selle ja ausalt öeldes ma tõesti mõistan seda. Mis sind radikaliseeris? See on see tüdruk, keda pussitati. See on Charlie Cook, kes tapeti. See on Henry Noack. See on see tunne, et meie inimesi tapetakse ja seda nähakse justkui normaalsena, kuigi tegelikult pole selles mitte midagi normaalset. Ja kummaline on see, et see, mida see kutt kirjutab, ongi see, mis sind radikaliseeris. Ma ei tunne end radikaalina. Ja ma arvan, et enamik inimesi, kes vaatavad neid, kes nende asjade vastu sõna võtavad, mõtlevad umbes nii, miks sa nii äärmuslik oled? Pole midagi äärmuslikku selles, kui öelda, et ma ei taha, et mehed kõnniksid tänaval, saaksid noahaava ja sureksid ära. Ma ei taha, et naisi pandaks puuri, sõna otseses mõttes puuridesse ja vägistataks. Ma ei taha seda enam. Ma ei taha seda ülevõtmist. Mul on sellest küllalt. Ma tahaksin, et minu ühiskond käituks nagu normaalne ühiskond ega tooks neid ohte sisse. Nüüd, ma arvan, et me peaksime korraks rääkima sihide liikumisest ja sihide perekonnast, sest see, mis siin juhtus, oli tõesti hullumeelne. Aga osa, millest paljud inimesed on mööda vaadanud, on see, et Digwa perekond hoidis teadlikult palju infot enda teada ja varjas seda, et sellel mehel oleks võimalik pääseda. Nüüd on ta saanud 21-aastase vanglakaristuse, ma arvan, või eluaegse või midagi sellist. Ja ta ei pääse vanglast väga pikka aega välja, sest sellest on saamas hull poliitiline liikumine. Kui see noor tüdruk, kui tema õde ei saa kõige selle toimuva suureks eestkõnelejaks, siis olen ma väga-väga üllatunud. Seda hakatakse Ühendkuningriigis poliitilisteks manöövriteks kasutama, nagu see kindlasti peakski. Ja seda tuleks kasutada igas riigis sümbolina sellest, mis juhtub, kui lasta sellel naeruväärsel rassistlikul mõtteviisil jätkuda. Loeme nüüd Digwa Stampi perekonna avalduse. Noore elu kaotus on lein, mida ükski pere ei peaks kunagi kandma. Me tunneme sügavat kaastunnet valu ja kannatuste pärast, mida Noaki perekond on pidanud taluma. Me armastame Vikramit ja armastame teda alati. See veri ei seisa vastu kurbusele, mida tunneme Noaki perekonna pärast. Mõlemad on päris ja mõlemad jäävad meiega kogu eluks. Me annaksime kõik, et aega tagasi pöörata, et Henry ja Vikrami teed poleks tol ööl ristunud. Me ei saa juhtunud muuta. Me loodame vaid, et selle nimel ei põhjustata enam kellelegi valu. Palume vabandust sikkide kogukonna ees oma poja tegude pärast, mis on ebaõiglaselt toonud kogukonnale halba mainet. Palume, et keegi ei kasutaks seda tragöödiat selleks, et õhutada lahkhelisid või vaenulikkust ühegi kogukonna vastu. Nüüd palume privaatsust, et saaksime leppida sellega, mis meid ees ootab. Teate, mis selle kõige juures on tõeliselt huvitav? Peale selle, et see avaldus, ma arvan, lihtsalt ajab kõiki tõeliselt närvi, on see, et ma ei usu, et inimesed oleksid massiliselt vihased sikkide kogukonna peale. Ma arvan, et me pole tegelikult Vikrami lugu üldse mõistnud.
mis tal viga oli, miks ta seda tegi, mis viis sellise rünnakuni. Ja enamik inimesi, kes tunnevad sikke, tegelikult väga-väga armastavad neid. Nad on suurepärane kogukond, tõeliselt armastav ja hooliv kogukond ja sikkide avaldus selle kohta on üsna austusväärne. Kuuleme, mida tal öelda on. Me mõistame selle teo täielikult ja kõige karmimal moel hukka, selleks pole mingit kohta. Ja igaüks, keda see on veennud või kellel on kahtlusi, saab väga selge vastuse. See isik, Vikram Digva, valetas oma ütlustes. On selge, et tal ei olnud kavatsust minna tapma Henry Novakut. Tema kavatsus ei olnud otsida vastasseisu ega mingit tüli otsida. See lihtsalt juhtus. Nad olid tänaval. See lihtsalt juhtus. See eskaleerus. Pärast seda, kui see eskaleerus, nagu ma varem ütlesin, oli Vikramil valik. Ta otsustas teha seda, mida ta tegi. Ja selle eest vastutab ainult tema ise. Ma tahan kindlasti välja tuua, kui erinev see on sellest, mis juhtub islamistlike kuritegude puhul, sest minu arvates on vahe suur. Islamistliku liikumise puhul ei tulda juhtunud hukka mõistma. Tegelikult kipuvad nad seda kulisside taga isegi tähistama. Siin ütleb see mees, et see, mis siin juhtus, on täiesti vastuvõetamatu, kuid need on tema teod ja need ei määra kogu meie kogukonda. Ja ma arvan, et see ongi suur erinevus. Kas me räägime ka sellest, et Vikram Digu kogu pere aitas tal kuritegu varjata, kaasa arvatud tema ema, kes peitis noa ja isa, kes varjas, et Henry Novak veritses tühjaks, Jack Sobiak. Ma arvan, see on oluline. Ründaja hoidis nuga käes otse politsei ees, kui politsei kohale jõudis. Ja ikkagi ei uskunud politsei, et Henryt oli bussitatud. See on kõige šokeerivam riikliku rõhumise juhtum, mida riik kunagi näinud on. Neile, kes ei tea, siis sikismi usus on lubatud nuga kanda ja omada. Tegelikult peakski seda tegema, sest nad olid islamiseerimise surve all nii tugevalt rõhutud rahvas. Nad kandsid ja hoidsid nuge, et oleks võimalik end kaitsta ründajate eest. Kuid see on väga-väga erinev sellest, kui keegi kasutab seda ründamiseks ja pussitamiseks, mis pole sugugi iseenesest mõistetav. Pea meeles, see on midagi huvitavat, mille postitus Woke News. Huvitav, miks vasakpoolsed ei tee seda Henry jaoks, ma ei saa hingata. Seda tehti George Floydi jaoks, nagu te ilmselt kõik mäletate. Ma ei saa hingata. Kui tegemist oli kellegagi teisest rassist, siis on praeguseks üsna selge, kuidas asjad olid. Kogu maailm oli valmis selle pärast välja tulema ja paanikasse sattuma. See on nuga, mida kasutas Henryle tapmiseks Vikram Digva. Ta ütles, et kandis seda oma siki usu tõttu. See pärineb Marion Alfalilt. Sikhidel Ühendkuningriigis on lubatud kanda kirpaan nimelisi nuge, kuid tavaliste brittide puhul, kui nad kannavad sama suurusega nuga, ähvardab neid vanglakaristus. Ristitletud siikid ütlevad, et kirpaani kandmine on kohustuslik usuosa ja selles ei saa järeleandmisi teha. Kuid Araabia Ühendemiraadid kehtestasid selle kandmise kohta ranged reeglid. Nii paljud Araabia Ühendemiraatides elavad või reisivad siikid, otsustavad jätta kirpaani koju või kannavad sümboolset miniatuuriripatsina. On aeg, et Ühendkuningriik teeks sama. See on huvitav lugu, eriti arvestades asjaolu ja see on midagi, mida tuleb põhjalikult arutada, sest siin tekib küsimus. Kas inimestel peaks olema lubatud ringi käia nugadega? Tuletan teile meelde seda tobedat Idris Elba intervjuud, kus ta ütleb, et jah, kõik kööginoad peaksid olema pehmed, et inimesed ei pussitaks. Aga siin on siiski küsimus. Miks ei tohi tavalised inimesed nuga kaasas kanda? Aga nemad tohivad, see on osa nende usuvabadusest. Ja me pole tegelikult kuulnud palju sikkidega seotud noaakuritegudest. Kas kogu sikide rahvas peaks sattuma keerulisse usulisse olukorda selle mehe tegude tõttu? Küsimused, mis vajavad vastuseid. Ja see on teema, millega peame üha rohkem tegelema, leidma piiri religiooni ja ülevõtmise vahel. Kus see piir täpselt on, see pole veel selge. See on Hampshire'i politsei peaprefekt, kelle inimesed tahavad ametist eemaldada. Need on 2 politseinikku, Christy Hill ja Tristan Parsons, kes olid koha peal. Ja ma ei usu, et nad enam kauaks politseinikeks jäävad. Loomulikult peab siseminister Shabana Mahmood andma parlamendis avalduse Henry Novaki kohta kell 2:30. Miks? Miks on tal nii kaua aega läinud, et avaldust teha? Te kõik teate täpselt, miks see nii kaua aega võttis. Ja see on Hampshire'i politseist. Meie ametnik eksitati sündmuskohal, sealhulgas relva kasutamise eitamisega. Nad hakkasid mõne minutiga elupäästvat abi osutama, kuid see on meie avalduses kirjas. Meditsiinilised tõendid näitavad, et vigastused ei olnud eluga kokku sobivad. Väga kurb juhtum. Meie mõtted on tema perega.
Nad kustutasid selle säutsu üsna varsti pärast seda, mis ilmselt teid ei üllata. See on lugu, mis pole veel vaibunud. Henry Novakist saab sümbol sellest, mida tähendab, kui ühiskond on täiesti rassistlik omaenda ühiskonna inimeste suhtes, teiste toetuseks. Lubades vähemustel tõepoolest tõusta siin esikohale ja suruda Ühendkuningriigi enda inimesed teisele kohale. Ma arvan, et siin on oluline mainida, et ta oli Briti tudeng, 18-aastane. See on lihtsalt vastuvõetamatu. Ja kui me räägime kõigest sellest, mida me oma ühiskondades näeme ja allakäigust, siis kus on mehed, kes meid kaitseksid? See ongi see, mis toimub kulisside taga või nüüd juba avalikult. Ja just nendest asjadest peamegi rääkima, sest me keskendume sageli sellele, kuidas naisi halvasti koheldakse. Me keskendume sageli sellele, kuidas meie valitsused lagunevad. Aga me pole eriti keskendunud sellele, mida noored mehed meie ühiskonnas kogevad. Ja kui me tahame, et meie noored mehed astuksid välja ja kaitseksid meid ning kui nad hakkavad mõistma, et kui nad seda proovivad teha, võidakse neid kogu ülejäänud elu pidada rassistideks või veel hullem, nad võivad kaotada oma elu kellegi käe läbi ja politsei ei pruugi neid isegi päästa. Mida me teeme, kuhu me ühiskonnana oleme jõudnud? Nagu ma ütlesin, arvan ma, et see lugu on alles alguses ja me kajastame seda põhjalikult, sest see on hoiatus kõigile. Iga riik, mis on lubanud sisserände kaudu toimuvat ülevõtmist, islamistliku ideoloogia võimule tulekut, selle ideoloogia, mis on tulnud ja ütleb. Ja te võite küsida, miks ma ütlen islamistlik. Kui tegu on sikkidega, siis teil on õigus. Aga see ideoloogia, mis on tulnud ja ütleb, et me võime üle võtta ja teha, mida tahame, hirm, et inimesi nimetatakse rassistideks, algab sellest, kui islamistlik ideoloogia tuleb sisse. Ja nüüd politseinikud või juba väga pikka aega ei kaitse isegi meie omi. Midagi siin on tõesti väga katki. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.